Tere, minu nimi on Hannele ja mina olen Nukuteatri etendusteenistuse juht. Raamaturiiulisse soovitusi valida oli justkui väga lihtne ja samas keeruline, sest et raamatud, mida soovitada, mis näiteks üllatavad, vaimustavad või ka hingepõhjani liigutavad, on väga palju. Ja mina suutsin ikkagi välja noppida mõned, millest ma mõne puhul teen väikese ülevaate ja ühe puhul natuke pikema. Esimene raamatut või 2 raamatut tegelikult on sellised, mis on võib-olla tuntud ka filmimaailma kaudu. See on Douglas Adamsi The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ehk siis eesti keeles Pöidlapüüdi reisijuht galaktikas ja selle teine osa The Restaurant at the End of the Universe ehk siis restoran maailma lõpus. Ja raamatut juurde muidugi alati käib mul ka rätik, kes on lugenud, need teavad mis pärast. Teine raamat, mida ma lugesin gümnaasiumi ajal, see oli siis ka just välja tulnud ja võitnud ka Bookeri auhinna, on Jan Martelli Piielu. Raamat, mis oli väga hoogne lugemine, põnev, täis üllatavaid pöördeid ja tol ajal minu elus ka olulisel kohal, sest aitas mõtestada veidi lahti teemat usk inimese elus. Aga põhjalikuma soovituse teen ma siiski siit samast Eestist ja oma lemmikžanrist, milleks on fantaasia ja ulmekirjandus. Ja soovitan raamatut või õigemini lausa raamatusarja, mille on kirjutanud Indrek Hargla. Ei, ma ei soovita Apteeker Melchiorit, vaid tema veidi varasemat loomingut, milleks on French ja koulu. French ja koulu sari koosneb 3 raamatust. French ja koulu tarbatus ja minu käes olev Frenchi ja koulu reisid. Ja see raamat või need raamatusari on täis absurdi ja natuke musta huumorit, sellist kelmiseiklusi, alternatiivajalugu, võlukunsti, kõike sellist, mis minule raamatute lugemise ajal läheb väga korda. Ja tõesti seda raamatut esmakordselt lugedes ma praktiliselt itsitasin vist iga lehekülje peal midagi lugedes. Mõnel juhul lausa hirmusin ennast herneks. Nii et oli väga lõbus ja hoogne lugemine. Nii et kahtlemata, kui teil on võimalik neid raamatud kuskilt saada, sest et need on kõik välja müüdud ja kordustrükid ka raamatudes, mis praegu vist küll on kinni, neid raamatada ilmselt saab ka, kui järjekorda pole. Nii et ma loen siin siis maitseks ühe lõigu sellest 3. osa Frenchi ja koolu reisid algusest. Siis jooksin ma mööda linna ja panin igale poole kuulutusi üles, et Burgund ja Kroon on kuni talvise pööripäevani suletud kõigile peale rahumaleva. Muus osas aga olid siis kibedad päevad, askeldusi täis. Aga vähemalt ma tundsin neil vajalikuna, endale eelkõige. Kui Leibo kuulis meie peatsest lahkumisest, ei tekkinud tema silma miski muu kui pisar. Mul oli võimalus talle neid kurbi uudiseid teatada ühel järjekordsel lõunasöögil, kuhu ta oma hoolealustega ilmunud oli. Jah, tema mehisele aknasuurusele karvasele näole veeres pisaratilk, mille ta küll kohe hapukapsase varrukaga ja nina löristades ära pühkis. Aga me olime jõudnud seda juba näha. Aga pissa, küsis ta siis kurblikul häälel, kus ma siis hakkan söömas käima? Ja mina, see tähendab meie ka, et kus hakkame söömas käima, nõudis Kõiv. Ärge muretsege, kõige peale mõeldud, kuulutasin mina. Meie restoran jätkab endiselt rahumaleva teenindamist lõunaste söögikordadega ja soodushindadega. Minu asemel valmistab aga teile toitu Tikk. Ma valmistan seda niigi, iitsatas uksel kõõluv Tikk ja ma viskasin teda lapiga. Me jätkame toitlustamist kriisiaja mahus. See tähendab, et restoran on avatud ainult meie lugupeetud rahumaleva klientidele. Ühtlasi oleksime rahumalevale väga tänulikud, kui igasugused muud näljased hulgused siit minema aetud saavad. Saab tehtud, pomises Leibo liigutatult, rivistas oma hoolealused üles ja pidas kõne, mis tekitas ka minus liigutuspuhangu. Nii et ma pidin nina löristama ja kapsase varrukaga põselt pisara pühkima. Head lugemist!